videod ükskord näeks, siis oleks ju väga tore. Ja Sven. Mida sa praegu teed seal? Panen meetrit. See on see, mis vastu kaida. Missugune põnev nelja peal ootama. Väike vaatlikene, millega me laulsime hästi Prangli saarele. No see on tõeline suvi, 25 kraadi on siin vähemalt sooja. Ja siis seal on sadama kapten. No mis augud siin? Looduslik tiik. Ei ole, see on kaevast. Meil vett ei ole ju, saares on veega kehvasti. On ju. Aga joogivesi? See on trassivesi, aga meil on kaev, meil näiteks ei olegi trassivett. Meil on 2 kaevu ja tiik. See vesi ei ole kvaliteetne, seda vett ei ole ala lõpmata, kuna see tarbimine on nii suur, kõik uued suvilad on ilma kaevudeta. Siis kastetakse selle veega, täidetakse tünnisaunasid ja meil ei ole palju vett. Nii saad väga kergelt süüastama. Ei saa. Ei saa, et sinna ikka tuleb. Aga ta ei ole lihtsalt nii kvaliteetne. Ei, noh, see on kasmiseks. See on sama kui Viljandis on sinki parasjaga. Sink käib, võtaks üle vastu, vahepeal on kookd ilmunud siia meie laua peale. Need on jaanipäeva jäägid. No selline avastus meil Prangli saarel. Tõesti ilus läinud. Jaa. No eelmine aasta. Kas sa jääd? Seda ka tähelepanu. Kuulsate esivanemate järglased igal juhul, jah? Ja siis ma vaatasin, et Paul argus, et seda ei saa küll kasutamata. Siin on meil tänase poegi. Oi, siin on neid 6 tükki üks. Seal on emme, on see suur, jah? Ja siis on veel 2, 3, 4. Kuidas see üks niimoodi värvist välja on läinud? Eks see ole geneetika. Ega kunagi ei tea, mis sünnib, jah? Ei. Saarele on saabunud kiirabi. Midagi on juhtunud. See pädevust rohkem kohtel meedikul on. Ja, meie oleme ainult need esmased, kelle asi on... Me ei ole velstrid, me olemegi esmase abi andjad, saarte esmase abi andjad, see on eraldi kategooria. Me oleme need erakorralised meedikud. Me oskame neid riistu kasutada ja meile ütleb telearst, mis me tegema peame. Me teeme videokõne, kui on visuaalset vaatlust vaja ja rohud ja asjad on kõik olemas. Peab ikka tõsine olema. Ja kiirabi sõidab seal juba, See on Delta ja Vanderaam, et... Kohalik kiirabi nüüd tuleb. No kutsete see prioriteedid. Delta on kõige hullem. Mis see juhtus, sa teada? Suvitajad ja ATV. Õnnekas. Jaanise juures noored. ATV või? Jaanise juures noored ATV-ga. No see jumal küll nendega. Kuule, kas sa sõitu teed? Ma peaks kohe tegema sellepärast, ma pean 4:30 hakksime. No lähme siis kohe lähme. Jah. No nii, ja läheb sõiduks. Ja Sirje on jälle põhitegevuse juures. Ükskõik, kus Sirjes pilti teed, tal on kogu aeg telefon käes. Meie giid ja mis kõike 1, 2, 3, 5 isikus. Ootame põnevaid lugusid. Prangisaare pindala on 6,5 kilomeetrit ümmarguselt ja 3 küla. Sadama pool on Kinnase küla, lõpeb Rahvamaa juures ära. Siis sealt hakkab Idaotsa küla, läheb sinna. Ja siit 100 meetri pärast hakkab Lääneotsa. Arvatavasti läheb sa keera paremale sisse. Selleks, et 2 autot mööda saavad, peab siis vahepeal üks tee pealt ära kaduma. Sealt taga majas. Sealt oli Soome raadioväeosa 19. Sealt maristab jälle. Eelmine kooli väli. No, saabusime. Siin on kirik, mille juures mul on tehtud mitmeid fotosid. Torn tehti 12 aastat hiljem, sellepärast see selline aastaarv. Aga muidu saab
1848, jah. Tipus on 1860. Muidu saab 172 aastat. Meremeeste kaitsepühad, kelle lauritsapäev on 10. august, et 10. augusti saab 172 aastat. Seest, ma ei tea, muinsuskaitse ja vallavalitsuse vahel see asi. Esimese ehitasid kabeli Ranglisse hoopis soomlastest ülgekütid aastal mingi 1500. Nemad läksid Soome sülgejäähil ülgeid küttima ja vaata kevadtalvine periood ja tuul võttis nagu jää lahti ja kandis nad Soome lähele ja lõpus Prangi randa. Nemad lubasid siis, et külmas näljas seal mitu päeva võib-olla merel. Et lubasid, kui eluga pääsevad ja kuhu maapuvad, et siis ehitavad kabeli ja sõnapidanud mehed ehitasid ka idakaldale. Aga siin enne sõda rootslased oli need ka edasi? Jah, olid rootslased ja soomlasi oli ja Lekki oli ja minu perekonna nimi on rootsipärane. Kui vaid küsid? Lindku. Ja eks siis seda peale Põhjasõda või siis muutus see eestlaste ülekaal tuli ja siis eestikeelseks ka. Looduslik gaasil ei ole mingit lõhna. Ja metaan 90%. Käidi võeti proovi. Tavalise gaasil on pandud ju keemiline aine juurde. Aga Eestis on veel midagi niisugust või? Minu teada ei ole, Prangisaarel on veel. Kas keegi ei ole isegi üritanud endale seda suunata kuidagi? Küll üritajaid oleks, aga vaata eramaa ja Lembinenide maa, puurmeister on nüüd küll surnud. Puurmeister üks saarele elama oskas õigest alust omale naise võtta, siis pärast see puurauk kuulust all. Vaat niimoodi saab siis muna praadida või mingit muud rooga küpsetada. Paned palli sinna alla, siis sealt alt tuleb ilusti tuli. Külamutid käisid vanasti seakartulit keetlusse. Siin Keri ja Prangli rannikuvetes 24. ja 25. augustil 1941 hukkus Saksa lennukite õhurünnakutes Aurulaev Eesti rand. 10 Venemaale suunduvatele eestlastele, juutidele, venelastele ja teistele jäi see viimaseks merereisiks. Nende mälestuseks ongi püstitatud siin väike mälestussammas, tahvel ja valged ristid. Rand on mineeritud, pärast võetigi võim üle, see politrupp oli teinud Pirjualu kordunus enesetappu ja Saksa lennuk oli lasknud nad põhja Viimsi poolsaare. Ta võttis Islandi kandis ja seal eeringat vastu soolast tünnidesse. Seal oli Islandi, jah. Nad serviseeriti 25 000 tünni korraga. Eesti ohvitsere ka, kus 34 tükki veel peale pandud. Ja vaata maad muidas nad minna, Saksa väed olid sees, Tallinn langes ju viimasena, eks ole. Siis rabine on kõik peale ja minema. Kas Vene ajal tohtis kala püüda või kuidas selle kala püüdmisega? Kõik paadid püüd sadamas olema. Hiljem võiks kummipaat sul kodus olla ainult, aga siis sa pidid nendele ütlema. See rist on juba siis, kui see matused ja mälestus. Siin on pilt näha, lauad on inimesed, kirikuõpetajad. Oot, see rist on öelda nii vana või? No eks see on võib-olla täiendatud, aga praktiliselt. Päästerõngas on originaal? No seda mõni on rääkinud, et kate on vahetatud. Saksas lennuk oli siia alla kukkunud, sa nad pihta. Aga kaks Vene lennukid tegid hädamaandumise või... Ja siin on need jäänused siin. Ja mehe päästis üks Eesti mees, kes viis ta Nemme randa ja sai selle eest mälestuseks, kingituseks langevarju. Siin pidi olema kusagil hülge liha. Te tahate sadamasse ka õppida saada? No ideaalis. Hülged, mis on jäänud võrku kinni ja on seal kaotanud oma elu, aga saadakse päris värskelt kätte, siis need hülged lähevad siis toiduks. Niku ei! Mis? Ja need on siin väiksemad, mis siin on, need on pardipojad. Issand, aga need on siin vannis on? Need on pardipojad. Meie olete linna külles saame maale. Ikku on väga soovitav ja Nadja.
ja pererahvas on siin pakkumas ka igasugust muud niki-näkki, kui rahvast on rohkem ja siin mingid üritused toimuvad. Nii. Ma toon selge, aitäh. Niisugused tükid meindile või kaasa kondiga. Aga head siis maiustamist teile. Aitäh! Siin ongi see hülgeliha ja filee. Meie Wrangli üllatusreis hakkab lõppema. Hüvasti Wrangli. Aksisaar, Wrangli külje. Siin pidi olema lambad, riised. Reis hakkab lõppema, tagasi Kahju sadamas. On vaja otsi võtta vastu. Sul on see selge, jah?